Mina olen tulnud siia Hiiumaale ju, kui ma olin 22-aastane, 22-23 aastane. Siis ma tulin Lauka kooli õpetajaks ülikoolist, kus ma õppisin bioloogiat Tartust. Aga Tartusse ma läksin siis Tallinnast, kus ma kasvasin Pääskülas. Isa oli agronoom. Nii et see oli selline nagu pool maaelu tegelikult meil huvitaval kombel. Me elasime seal linnaservas, aga isa töötles majandites ja siis meil oli alati see kapsamaa seal kolhoosi maal ja kartulimaa ja igasugused maad. Ja käis üks selline maa harimine ja see oli nagu töö lapsepõlves. Peale selle veel oma aed seal ka. Et ta selles mõttes oli jah selline kummaline ja kahe vahel elu või õieti kui linnas me ei käinudki või tähendab öeldi, et lapsed linnas ei käi. Ma sain iseseisvalt Tallinna linna peale, kui ma olin, 10-12, siis ma võtsin kätte ja läksin sinna, sõitsin rongiga ja bussiga ja ekslesin seal ja sai hakkama. Mingid siis tekid mingid ringid ja asjad ja kus käia. Aga sinnamaani ei. Käisime tädi onul külas, kes elasid seal kuskil linnas, aga sõitsime autoga ja ma ei teadnud siis Tallinnast enne midagi rohkem, kui see Pääsküla metsa ääres, see oli meie see maja, seal oli täiesti metsa ääres, metsa lõpus kohe raba ja mets ja kus sai suusatamas käia ja selline loodus ühesõnaga, aga kuidagi mul ikkagi oli nagu igatsus läbi lapsepõlve, vanaemaga rääkis sellest maaelust kuidagi, sealt oma sellest talust ja mind kuidagi huvitas see, et päris sellist maakohta meil ei olnud üldse. Sest need kohad, kus need vanemad pärit olid, need olid kõik ära võetud ja läinud ja põlenud ja lammutatud ja seal ei olnud midagi. Et see oli niisugune unistus jah, päriselt maaelu elamisest. Ja hoopiski ei käinud ju kuskil saartel, see tundus eriti põnev, siis juba see looduse huvi ja linnud ja taimed ja asjad ja siis muidugi hakkati ju saarte vastu huvi tundma. Et see saarte igatsus tuli veel lisaks. Selle raamatutega tegelikult suur murrang oli see, kui ma, võib-olla isegi esimene oli see, et meil oli ka koolis raamatukogu. See oli Tallinna 29-8-klassiline kool, Leegi tänaval väike kool. Ka umbselt lapsi täis topitud, 40 last klassis ja üks paras segadus oli seal. Aga mingi raamatukogu seal oli ja sealt see raamatud, mida meil kodus ei olnud, need ma siis lugesin. Ja siis järgmine etapp oli see, et ma avastasin, et seal nurga peal, Pärnu maantee nurgal ühes vanas majas oli ka Kivimäe raamatukogu. Ja siis ma hakkasin seal käima, see oli eriti põnev, seal oli ikka palju raamatuid juba ja neid sai koju tassida. Et siis ei olnud enam raamatu puudust üldse olemas. Ja ma ei tea, ma arvan, et kas keegi nii väga peabki seda kirjandus või raamatuarmastust nii väga süstima, et kui see huvi asjade vastu ikkagi mingil määral on kaasa sündinud või inimeses sees olemas ja kui sa vähegi saad kätte selle oma huviobjekti, küll sa siis sa juba leiad neid võimalusi sellega edasi minna. Kus see loodushuvi tuli lõpuks, kes sedagi oskab öelda, kindlasti oli mingi osa sellel, et see mets seal juures oli ja isa nagu tundis, isa oli jahimees ja üleüldse ikkagi teadis, ta oli algselt jäneda selle põllu kooliharidusega ja siis veel EPA agronoomia, nii et taimed ja asjad ja ta ikkagi neid tundis ja nagu õpetas ka ja
ja siis ma käisin loodussõprade majas hoolega põhikoolis ja tegin seal igasugu teaduslikke töid juba ja sain selle eest auhinna, sõitsime Krimmi. Ma olin 7. klassis, see oli väga põnev. Selline esimene kaugem reis kevadel lõunasse, see oli väga elamuslik reis, nii et ja siis sellel ajal ma hakkasin ka ise käima nagu kaugemal looduses kolamas. Sõitsin rongiga Mustjõele, mis on seal Aegviidu üks jaam. Ja siis käisin seal metsas matkamas vahel jäin kööseks ja põhikooli lõpus juba. Ema pärast rääkis, et ta nüüd hiljem mõtles, et kuidas ta mind ikka lubas niimoodi minna üksinda, aga need lubas, et kuidagi ma ütleksin, et vanemad nagu eriti ei suunanud, aga nad olid väga tolerantsed. Või kuidagi nagu ei öelnud ka ei naljalt. Ma sain osta endale ka mingisuguseid kaameraid ja binokli ja selliseid asju, selleks nagu anti raha ja seda ei keelatud ja raamatuid ei keelanud keegi ostmast. Mis peale selle, et muidugi pidi ikkagi seda põllutööd tegema suvel. Selle pidi ära tegema ja siis sai minna matkama. Aga see bioloogia eriala tegelikult ikkagi ei olnud minu eriala, tagantjärele öelda. Õieti ma teadsin seda juba ülikooli minnes, aga ma justkui ei osanud ka midagi targemat valida. Need võimalikud valikud olid, ütleme nii, et mingil ajal ma võib-olla südamest oleksin tahtnud minna üldsegi näitekooli Lavakasse. Ma tegin ka teatrit juba põhikoolis ja see mulle tohutult meeldis ja tuli ka välja. Ja oli nagu selline, miski, mis oli tõesti kirg. Aga see jäi ka nagu sinna paika natuke ja mul ei olnud seda julgust ega sellist nagu enesekindlust, et üldse, keskkooli lõpus ma isegi ei kaalunud seda, et ma sinna nüüd läheksin, see tundus nii võimatu, et kes mind sinna võtab ja ega ma ei, tagantjärgi on võimatu öelda ka seda, et kas see nüüd oleks, isegi kui oleks sinna saanud, et kas sellest oleks midagi tulnud, et minu püsimatust arvestades ma kindlasti oleksin sealt teatrist ka kadunud väga ruttu. Ei oleks kannatanud seda, et ma pean tegema mingid osi, mida ma ei taha teha ja see teatrivärk on ka teistpidi. Nüüd ma olen seda näinud seestpoolt. Ja ta on endiselt olnud väga erutav, ma olen saanud ka isegi kaasa teha ja päris lava peal ja see on tõesti, mis mulle meeldib, aga jah, ma ei tea, kas terve elu seda tööna teha, see oleks kah just see olnud. Ja sellised kirjanduse poolsed erialad, sest mingid luuletusi ma ka kirjutasin ja kõik see, mis siis oleks olnud eesti keel, see tundus sellel ajal ka need humanitaaralad olid ju ideoloogilised ja seal seda punast ja mõttetut oli kuidagi palju, et mis ma sellest, ja ma arvangi, et ega eesti keelt küll ei oleks tasunud õppida. Et kui siis võib-olla mingit võõrkeelt, aga kes sellel ajal neid võõrkeeli õppisid ja ma ei olnud ka mingis erikoolis käinud ja olnud sellist ettevalmistust. Kuidagi meil kodus ka ei olnud seda, see hariduse püüdlus oli küll, aga need vanemad olid selles mõttes tagasihoidlikud, et nad ei osanud nagu üldse seda süsteemi ära kasutada igatepidi, mingeid tutvusi neil ei olnud ja midagi kuskil tutvuse kaudu ei saanud ja et nüüd last panna kuskile või suruda kuskile mingisse paremasse kooli, see neil ka nagu pähe ei tulnud. Alguses olin seal elukoha järgses ja siis läksin, kuhu ma ise heaks arvasin ja midagi, mingit sellist ekstra haridust nagu ei olnud selja taga. Ja need võõrkeeli erialad ka, kes seal käisid, sellel ajal need räägivad, et see oli ka üsna siuke algeline lõpuks, aga ühesõnaga ei, see bioloogia haridus lõppkokkuvõttes ma olen sellega rahul. Ja ma arvan, et isegi, kui ennast kirjanikuks pidada, siis see võib-olla on päris hea, et see haridus on
noh, ütleme ikkagi reaalharidus mingil määral. Ta on reaalharidus suuresti. Seal, ütleme, ülikoolis ikka suur osa oli selline keemia, füüsika ja matemaatika isegi. Et noh, õppida nüüd kirjandust selleks, et hakata kirjanikuks, ma arvan, et see ei ole, noh, seda võib teha, aga see ei anna midagi erilist, et ega kirjanikuks kuskil ei õpetatagi. See kirjutama, noh, ma kirjutasin jah, ma ei tea, põhikoolis ma kirjutasin esimesed luuletused niimoodi nagu teadlikult, et nüüd, mis ei olnud koolis kästud teha. Et ma kirjutan siis luuletusi, et noh, see oli selline isiklik väljaelamine juba. Aga keskkoolis ka, ma arvan, midagi, jah. Aga need kõik jäid sinna paika ja ma ei mõelnud sellega ka midagi nagu sellist tõsist, et see jääks sellist, noh, iial mul lapsena ei tulnud sellist mõtet pähe, et ma võiksin olla kirjanik, sest isegi mitte mingisugust unistust ega fantaasiat, sest noh, see oli minu jaoks liiga suur müstika, et mismoodi kirjutatakse raamatuid. Ma ei saanud sellest üldse aru. Ma sain aru, noh, need olid põnevad lugeda, aga et ma need hakkaks kirjutama, see ei tundunud võimalik. Aga noh, siis ma õppisin seda bioloogiat seal Tartus ja juba 2 aastat olin õppinud ja noh, kuidagi see läks lihtsamaks ja samas noh, ma sain ka aru, et see ikkagi mind väga ei huvita nii elu mõttes, et ma hakkan mingit, noh, ma päris seda kõrvale ka ei heitnud, et ma hakkan seda teadust tegema ja mida iganes seal, aga siiski, no see oli ikkagi otsus, et ma hakkan kirjutama ja lähen sellega kuidagi edasi, et sellest saab minu elu. Ja ma arvan, et seda teisiti ei saa, et see peab olema selline otsus, noh, mingis mõttes ikkagi kas elu või surm. Et seda ei saa teha niimoodi, et ma proovin, et ta kas tuleb välja. Et sa pead minema selle peale ja kas siis noh, see kas tuleb välja, siis tähendab seda, et kas sul üldse tuleb välja, kas üldse nagu saad elatud. Et siis 2 esimest aastat me elasime Tartu lähedal korteris, olin seal, käisin sealt rongiga niimoodi kooli, et maalt ja läbi Tuisu rongi peale põlduda ja aga siis sellest sai kuidagi Villans, ma sain Tartus ühe eraka korteri ja seal sellel sügisel, see oli siis 3. aasta sügis, siis see otsus kuidagi tuli ja siis sellega kaasnes see, et ma ostsin endale kirjutusmasina, mida ei olnud saada, aga ma selle kuidagi kursuse kaaslase ema töötas Tartu Kaubamajas ja sealt see kirjutusmasina, see maksis 250 rubla ja isa andis selleks raha või ema. Jällegi nad nagu andsid raha sihukese asja jaoks ja ema andis veel kirjutusmasina õpiku, mis tema oskas pimekirja ja ma isegi sellega harjutasin selle õpikuga, aga no ma päris pimekirja nii täiuslikult ei jõudnud, aga see ei olnud mitte halb, sest noh, ega päris hea on ikka, kui need 10 sõrmese klahvide peal kiiresti liiguvad ja noh, eriti nüüd, siis pidi peksma need klahve, aga kui see juba, siis ei olnud ju keegi ei arvanudki, et kunagi, ma ei tea, võtaks arvutiga, arvutid olid arvuti, ma tegin isegi mingit tööd arvutiga, oma bioloogia tööd, aga see seisnes selles, et seal andmed pidi sisestama, siis läksid perfolindile ja siis see perfolind pidi arvutisse ja see arvuti oli pool maja täit, mis seda töötles siis mingisuguseid lihtsaid andmeid seal ja siis sai suured tulemused, aga tead, kui sul on juba kirjutusmasin, siis sa ei saa seda enam võtta niisama lihtsalt, et sa oled juba teinud ühe sammu, et sa peadki selle kirjutusmasinaga kirjutama. Ja siis ma kirjutasin
luuletusi. No üldiselt ma ikka kirjutasin need alguses käsitsi, aga siis lõin masinal ümber. Ja noh, see võib-olla ei ole ka isegi mitte päris niisama naljaks, et see kirjapilt on tähtis või noh, see on hea, kui ta muutub, et kui sa kirjutad oma käega ühe teksti, siis noh, see on peaaegu nagu rääkimine või noh, sul ei teki distantsi. Ja kui sa lööd selle masina kirja, loed lehe peal, see on juba nagu võõras tekst või noh, juba nagu trükitud. Ja ta on kuidagi nagu puhtam ja sa näed paremini ära, kas on kuskil kõlbab või kõlba või noh, mis vead seal on juba. Luuletuste puhul juba ridade pikkus tuleb välja ja sellised asjad. Et seal oli Kreutzwaldi tänaval, seal Tallinnas tuleb see tee pargi vastas professori Lese juures, kes oli küllaltki värvikas ja talumatu tüüp. Ja ma sealt küll läksin varsti ära, aga igatahes seal see algas. No igatahes ma tean, et esimene luuletus, mis ilmus EPA lehes, sest see oli kuidagi nii, et siis ma sattusin mingisse luule või kirjandusklubisse või ringi või kuidas ta nimetada, Ville klubi oli selle asja nimi. See oli ülikooli juures ja Jaan Kaplinski oli selle juhendaja sellel hetkel. Et noh, mingite kursusekaaslaste kaudu ma sinna sain ja siis me seal koos käisime, aga me seal midagi väga tarka ei teinud, aga ma ei tea, vahel lugesime oma neid tekste ette ja siis Jaan ka rääkis mingeid asju, käisime tal ükskord külas vähemalt ühe korra. Aga noh, juba see kokkupuude ühe siis tõelise luuletaja kirjanikuga oli tol ajal see, noh, oli, aga ma ei olnud sest midagi, aga kui tagantjärgi ma saan aru, et see oli tähtis. Ma arvan, see kirjanduse õppimise juures see ongi ikkagi üks oluline moment, et sul tekib mingi õpetaja nagu selles mõttes, no mitte, et see Kaplinski oleks näiteks mind kuidagi väga õpetanud või kedagi teist seal, aga selline otsene kokkupuude või noh, ikkagi inimeselt inimesele nagu eeskuju mingis mõttes, et sa üldsegi kuidagi vahetult näed, mis see tähendab, et olla kirjanik. See inimene on sulle kirjanik, kuidas ta mõtleb, mismoodi ta on. Et mingil viisil seda nii-öelda ametit ikkagi antakse käest kätte inimeselt inimesele. Ja kõige rohkem ikkagi õpetab teine inimene. Ja võib-olla isegi siis, kui ta midagi õpetavad lihtsalt oma olekuga ja selliste eluhoiakutega ja mida ta niisama räägib ja mida ta sööb ja mida ta õigeks peab ja see on see õpetus. Ja siis see seal EPA lehes ilmus selle Ville klubi lehekülg ja seal oli üks minu luuletus Mesilasest. Ja see oli siis esimene trükiproov nii-öelda, aga ütleme päris, seda ma ei võtnud ka väga tõsiselt, see EPA leht, selline ülikooli sisene leht. Päris esimene trükiproov oli Sirbis ja Vasaras sellel ajal. Saatsin ka kunagi noorusele, üldiselt klassika oli siis see, et oli ajakiri Noorus, siis seal kõigil ilmusid, kes tahtsid saada luuletajaks, siis nad avaldasid seal oma esimesed luuletused. Aga Rudolf Rimmelile luuletused ei meeldinud ja siis seal ei ilmunud. Aga ilmusid siis Sirbid ükskord ja see oli sellel ajal nagu kõrge lend, et kuule tead Sirbis esimesed luuletused. See kõik oli, kuidagi see kõik oli väga selline hierarhiline sel ajal või neid võimalusi vähe üldse. Kas trükiti kuskil ära või trükitud, ega mingit muud varianti polnud. Muidu oli sul käsikirjas, lugesid sõpradele ette või jagasid laiali. Sirp oli suur sõna, et siis ma, kui seal ilmus juba ja ma sain selle eest raha, mis oli isegi 30 rubla. Et see oli nagu mingi tõestus, et ma juba olengi midagi peaaegu. Saan seda teha. Ja siis ma panin ka kokku nendest luuletustest niisuguse käsikirja. See oli Jõeäärne maja, oli see pealkiri. Ja võtsin ja viisin selle kirjastusse Eesti Raamat.
mida ka nagu üldiselt ei tehtud. See on, et noh, mul ei olnudki midagi eriti ilmunud ja siis kui nüüd lähed oma käsikirjaga Eesti Raamatusse, see oli ka nii püha asutus, et sinna niisama justkui ei saanud, aga mina sinna selle viisin ja andsin ja siis nad võtsid selle vastu. Ja seal olid veel siseretsensendid, kes pidid hindama seda, see anti mingile, vaid see anti konkreetselt minu käsikirja anti Viivi Luigele. Niimoodi ma sain tuttavaks Viivi Luigega, kes oli teine niisugune hiljem, aastaid hiljem. Sain temaga rohkem tuttavaks ja siis tema, ütleme, oli teine niisugune, kes oli mulle juba luuletajana ammu, juba kuskilt teismelise east väga oluline. Aga siis ma sain teda tunda kui inimest ja nagu näha siis tema niisugust olekut ja olemust. Ja õppida tema käest mingisuguseid asju, mida on väga raske isegi sõnastada, mis need olid. Aga jah, ta sattus selle esimesel käsikirja lugejaks ja andis sellele väga positiivse hinnangu, kuigi see ausalt öelda, kui ma nüüd vaatan, see raamat on ikka väga vilets. See on võib-olla paar-kolm luuletuse moodi luuletust seal on, aga siis trükkida läks. Teine siseretsensent oli Ene Mihkelson, kellel ma käisin kohe külas Tartus ja see oli ka väga elamuslik, et ma nägin kuidagi, kuidas luuletaja elab oma väikses toas keset raamatuid ja külmetab seal pärast hiljem, aastaid hiljem, kellega me saime Enega rohkem tuttavaks, siis ta rääkis, kuidas ta oli kadestanud minu lambanahkset kasukat. See oli jube külmad talved ja tema korter oli ka väga külm. Ta oli pildid elas seal toas ja vaatas kadedalt seda, aga mina vaatasin muidugi suure imetlusega tema seda raamatukogu ja kuidagi kogu seda olekut, mis seal toas oli. Ja midagi ta rääkis ka sellest käsikirjastist, aga see trükkida läks, aga see ilmuski, siis see kõik võttis ju tohutult aega, see väikse pisikese liikukese trükkimine võttis ikka aasta ja rohkem, ladumine ja toimetamine ja tsensuur ja nii edasi. Et siis ma tulin Hiiumaale. Ta ilmus sügisel ja ma olin juba Lauko koolis, kui see raamat välja tuli. Minu jaoks see Hiiumaa kirjandus on küll selline täiesti kunstlik moodustis, et kui siis on olemas eesti kirjandus, aga isegi see nagu kontseptina minu jaoks ei ole kunagi olnud väga tähtis. Ma kirjutan eesti keeles paratamatult, ma ei oska väga teistes keeltes kirjutada, aga kirjandus iseenesest on ikkagi alati laiem või me ju loeme kõike ja kas see on Eestis kirjutatud või kuskil mujal ja tihti see mujal kirjutatu mõjutab rohkem või vähemalt sama palju. Et päriselt sellel kirjandusel ikkagi ei olegi kodumaad, aga muidugi ta kusagil sünnib ja mingis keeles ja mingis kohas, et selles mõttes muidugi saab teda kohaga seostada. Ja tõsi on see, et ma ikka mõne raamatu olen siin Hiiumaal kirjutanud ja päris olulise osa oma loomingust ma olen kirjutanud sellel ajal, ütleme, kui ma siin Hiiumaal olen elanud, aga samas oma esimese romaani ma Piiririigi panin kirja üldse Pariisis, aga ma sellepärast ei ole ju mingisugune Pariisi kirjanik või minugi poolest ma olen siis Pariisi kirjanik ka natukene.
ja kindlasti ka Hiiumaa kirjanik, aga no ütleme, et see on mingisugune osa sellest pildist ja no ma ei pea nagu väga huvitavaks sellist lokaalkirjanduse kontseptsiooni või et noh, see on üks prisma, mille kaudu saab ka kirjandust vaadata, jah, miks mitte. Ja loomulikult minu raamatutes on ju seda Hiiumaa olustikku ja mõned on ikkagi täiesti selle pinnalt ju sündinud. Et selles mõttes ma loominguliselt ka võlgnen väga palju muidugi Hiiumaale ja sellele kõigele, mis siin on ja mis siin minuga on toimunud. Ja ma tean, et nii mõnegi jaoks, eriti Paradiis ja võib-olla veel mõni raamat seostub just Hiiumaale ja seda kuidagi tullakse siit otsima nagu ringiga. Aga samas jällegi ma arvan, et kes tuleb seda otsima, see alati peab kas pettuma või leiab midagi muud selles mõttes, et see, mis on juba saanud sõnaks, on midagi teist kui see, millest ta on sündinud. Need ei ole kuidagi ei kattu üks-üheselt. Ja mul ei ole kunagi olnud sellist koduloolist, etnograafilist või geograafilist eesmärki, et kirjeldada nüüd siis ühte kohta. Et seal on mingisugune teine tagamata alati ikkagi kirjandus on inimesest ja kuidagi sellest sisemisest inimesest ja inimhingest ja tema teekonnast. Ja muidugi väliste asjaolude kaudu. Et teinekord võib-olla see väline nagu eksitab inimesi ära, et nad lähevad kuidagi tagurpidi, et lähevad nende samadest välistest asjaoludest siis otsima seda sisemist, millest seal tegelikult juttu on. Aga ütleme, seesama Paradiis näiteks, ta tõlgiti soome keelde mõned aastad tagasi ja huvitaval, mina arvasin, et kes seal nüüd Soomes ikka väga selline, just nimelt, et selline Hiiumaa raamat ja veel see aeg, millest seal räägitakse, see on veel otsapidi see Nõukogude aeg ja niisugune olustik, et mida see seal ütleb, aga selgus, et see ütles seal väga palju, et sellest sai täiesti niisugune ootamatult loetav raamat, ta oli isegi mingid kuud seal Soome raamatukogude kõige laenutatum ilukirjandusteos või siis tõlketeos, ma ei mäleta. No igatahes see laenutuste numbrid olid väga suured. Et ta palun väga, ta ütles soomlaste siis mingisugune põlvkonnale ilmselt, kellel oli sarnane kogemus just see, et mineviku asjad, kaotus, millest seal juttu on, nagu ühe koha kaotus ja selle tähtsus inimese elus ja et nad nägid seal ilmselt mingisuguseid enda kohti hoopis ja enda kogemust. Nad ju enamasti ei olnud neil mingisugust pilti silme ees, kus see nüüd tegelikult kõik toimus. Kuigi ma tean, et ka mõned on siis tulnud tagantjärele siia siis vaatama ja uurima, et kus need kohad siis on ja paigad. See on täpselt mõlemat pidi, et ühte pidi. Mind küll mõjutab päris palju see koht, kus ma konkreetselt kirjutan. Kuidagi viisis ja minu kirjutamise meetod juba on niisuguseks kujunenud, et ma põhimõtteliselt istun, vaatan aknast välja ja panen kirja, mis ma seal näen. Aga ma ei näe sealt ainult mitte seda, mis sealt paistab, et nüüd siit paistab see vana unapuu ja see vana pöök ja see pastoraadiaed, et ja see sügisene päev, et see ka, aga
kui sa kuidagi nagu sinna sisse lähed, siis sealt hakkavad paistma hoopis mingisugused teised asjad, millest sa tahad jutustada, mis tulevad välja su seest tegelikult ja mis on siis pärit minevikust või hoopis fantaasiast või hoopis unistustest. Et vahel on just nimelt selleks, et panna kirja ühte aega või ühte kohta elamusi, on vaja distantsi ja ongi hea, kui sa oled läinud neist eemale. Jah, kuigi selle sama paradiisikirja panekuks ma ikkagi tulin tagasi enam-vähem sellesse kohta, kus ma kunagi elasin ja siis seal ta panin kirja, aga samas see oli minust kuju võtnud just nimelt, kui ma 5 aastat või need aastad olin elanud täiesti Hiiumaalt eemal ja siis ta oli kuidagi nagu kontsentreerunud, see mälestus ja need tunded, mis sellega seotud olid, et see oli minus praktiliselt nagu ma ütleksin lauselt juba sees olemas, aga selleks, et see kirja panna, ma tulin mingiks nädalaks, 10 päevaks siia või sinna Ristna otsa ühte majja, sain seal olla ja selle ruttu kõik ära kirjutada. Ja jällegi näiteks see raamat Mandala, kus on palju juttu on sellest Järvamaa Esna mõisast või ühest sisemaa paigast ja mõisast ja selle minevikust ja asjadest. Selle ma kirjutasin just nimelt siin Leigri metsas Hiiumaal, kui ma olin sealt Järvamaalt ära tulnud, et siis jällegi see ja veel näidend sajand, aga sellest samast teemast see kuidagi kontsentreerus seal jällegi, et ta ka oli juba nagu mälestus, et vahel jah, vahetult selle asja sees olles seda kuidagi on kõike liiga palju ja ta on liiga detailne ja see ei olegi üldse oluline. Et sa ikkagi hakkad jutustama mingisugusest loost, mis on ühe korraga hästi isiklik ja teistpidi hästi üldinimlik. Sest kuidagi see on nii, et mida isiklikum ta tundub, seda üldisem ta tegelikult on, see tuleb välja. Et vahel inimesed nagu kardavad seda või on ikka selline tunne, et see on miski, mis puudutab ainult mind, et keda see huvitab. Aga kui sa tõesti saad selle kätte, selle asja, mis puudutab ainult sind, siis tuleb välja, et see puudutab üsna paljusid või vaata, et kõiki. Et meile tunduvad meie kogemused nii erilised, et kellegi teisega midagi sellist juhtunud ei ole. Aga siis tuleb välja, et kõikidega on juhtunud ühtesid ja samu asju, ainult et need välised asjaolud tõesti on erinevad. Aga ta on kuidagi nii, et kui sa paned selle ausalt kirja, siis see puudutab paljusid, sest samas need ongi asjad, millest ei räägita muidu. Aga millest tahetakse kuidagi nagu teada või tahetakse rääkida. Mingil viisil kirjandus ongi selleks, et rääkida asjadest, millest ei räägita. Minu jaoks see Hiiumaa kirjandus on küll selline täiesti kunstlik moodustis, et kui siis on olemas eesti kirjandus, aga isegi see nagu kontseptina minu jaoks ei ole kunagi olnud väga tähtis, ma kirjutan eesti keeles paratamatult, ma ei oska väga teistes keeltes kirjutada, aga kirjandus iseenesest on ikkagi alati laiem või me ju loeme kõike ja kas see on Eestis kirjutatud või kuskil mujal ja tihti see mujal kirjutatu mõjutab rohkem või vähemalt sama palju.
et päriselt sellel kirjandusel ikkagi ei olegi kodumaad. Aga muidugi ta kusagil sünnib ja mingis keeles ja mingis kohas, et selles mõttes muidugi saab teda kohaga seostada. Ja tõsi on see, et ma ikka mõne raamatu olen siin Hiiumaal kirjutanud ja päris olulise osa oma loomingust ma olen kirjutanud sellel ajal, ütleme, kui ma siin Hiiumaal olen elanud, aga samas oma esimese romaani ma Piiririigi panin kirja üldse Pariisis, aga ma sellepärast ei ole ju mingisugune Pariisi kirjanik või minugi poolest ma olen siis Pariisi kirjanik ka natukene ja kindlasti ka Hiiumaa kirjanik, aga ütleme, et see on mingisugune osa sellest pildist ja ma ei pea nagu väga huvitavaks sellist lokaalkirjanduse kontseptsiooni või et see on asi, see on üks prisma, mille kaudu saab ka kirjandust vaadata, jah, miks mitte. Ja loomulikult minu raamatutes on ju seda Hiiumaa olustikku ja mõned on ikkagi täiesti selle pinnalt ju sündinud. Et selles mõttes ma loominguliselt ka võlgnen väga palju muidugi Hiiumaale ja sellele kõigele, mis siin on ja mis siin minuga on toimunud ja ma tean, et nii mõnegi jaoks eriti Paradiis ja võib-olla veel mõni raamat seostub just Hiiumaale ja seda kuidagi tullakse siit otsima nagu ringiga. Aga samas jällegi ma arvan, et kes tuleb seda otsima, see alati peab kas pettuma või leiab midagi muud selles mõttes, et see, mis on juba saanud sõnaks, on midagi teist kui see, millest ta on sündinud. Need ei ole kuidagi kattu üks-üheselt. Ja mul ei ole kunagi olnud sellist koduloolist, etnograafilist või geograafilist eesmärki, et kirjeldada nüüd siis ühte kohta. Et seal on mingisugune teine tagamata alati ikkagi kirjandus on inimesest ja kuidagi sellest sisemisest inimesest ja inimhingest ja tema teekonnast ja muidugi väliste asjaolude kaudu. Et teinekord võib-olla see väline nagu eksitab inimesi ära, et nad lähevad kuidagi tagurpidi, et lähevad seal nende samadest välistest asjaoludest siis otsima seda sisemist, millest seal tegelikult juttu on. Aga ütleme, seesama Paradiis näiteks, ta tõlgiti soome keelde mõned aastad tagasi ja huvitaval, mina arvasin, et kes seal nüüd Soomes ikka väga selline, just nimelt, et selline Hiiumaa raamat ja veel see aeg, millest seal räägitakse, see on veel otsapidi see Nõukogude aeg ja niisugune olustik, et mida see seal ütleb, aga selgus, et see ütles seal väga palju, et sellest sai täiesti niisugune ootamatult loetav raamat, oli isegi mingid kuud seal Soome raamatukogude kõige laenutatum ilukirjandusteos või siis tõlketeos, ma ei mäleta, igatahes see laenutuste numbrid olid väga suured. Et ta palun väga, ta ütles soomlaste siis mingisugune põlvkonnale ilmselt, kellel oli sarnane kogemus just see, et mineviku asjad, kaotus, millest seal juttu on, nagu ühe koha kaotus ja selle tähtsus inimese elus ja et nad nägid seal ilmselt mingisuguseid enda kohti hoopis, enda kogemust. Nad ju enamasti ei olnud neil mingisugust pilti silme ees, kus see nüüd tegelikult kõik toimus. Kuigi ma tean, et ka mõned on siis tulnud tagantjärele siia siis vaatama ja uurima, et kus need kohad siis on ja paigad.
see on täpselt mõlemat pidi, et ühtepidi mind küll mõjutab päris palju see koht, kus ma konkreetselt kirjutan. Kuidagiviisi see minu kirjutamise meetod juba on niisuguseks kujunenud, et noh, ma põhimõtteliselt istun, vaatan aknast välja ja panen kirja, mis ma seal näen. Aga noh, ma ei näe sealt ainult mitte seda, mis sealt paistab, et nüüd siit paistab see vana unapuu ja see vana pöök ja see pastoraadiaed, et ja see sügisene päev, et see ka, aga noh, kui sa kuidagi nagu sinna sisse lähed, siis sealt hakkavad paistma hoopis mingisugused teised asjad, millest sa tahad jutustada, mis tulevad välja su sees tegelikult ja mis on siis pärit minevikust või hoopis fantaasiast või hoopis unistustest. Et vahel on just nimelt selleks, et panna kirja ühte aega või ühte kohta ja elamusi, on vaja distantsi ja ongi hea, kui sa oled läinud neist eemale. Jah, kuigi selle sama paradiisikirja panekuks ma ikkagi tulin tagasi enam-vähem sellesse kohta, kus ma kunagi elasin ja siis seal ta panin kirja, aga samas see oli minus kuju võtnud just nimelt, kui ma 5 aastat või need aastad olin elanud täiesti Hiiumaalt eemal ja siis ta oli kuidagi nagu kontsentreerunud, see mälestus ja need tunded, mis sellega seotud olid, et see oli minus praktiliselt nagu ma ütleksin lauselt juba sees olemas, aga selleks, et see kirja panna, ma tulin mingiks nädalaks, 10 päevaks siia või sinna ristna otsa ühte majja sain seal olla ja selle ruttu kõik ära kirjutada. Ja jällegi näiteks see raamat Mandala, kus on palju juttu on sellest Järvamaa Esna mõisast või ühest ütleme sisemaa paigast ja mõisast ja selle minevikust ja asjadest. Selle ma kirjutasin just nimelt siin Leigrimetsas Hiiumaal, kui ma olin sealt Järvamaalt ära tulnud, et siis jällegi see ja veel näidend sajand, aga sellest samast teemast see kuidagi kontsentreerus seal jällegi, et ta ka oli juba nagu mälestus, et vahel jah, vahetult selle asja sees olles seda kuidagi on kõike liiga palju ja ta on liiga detailne ja see ei olegi üldse oluline. Et sa ikkagi hakkad jutustama mingisugusest loost, mis on ühe korraga hästi isiklik ja teistpidi hästi üldinimlik. Sest kuidagi see on nii, et mida isiklikum ta tundub, seda üldisem ta tegelikult on, see tuleb välja. Et vahel inimesed nagu kardavad seda või on ikka selline tunne, et see on miski, mis puudutab ainult mind, et keda see huvitab. Aga kui sa tõesti saad selle kätte, selle asja, mis puudutab ainult sind, siis tuleb välja, et see puudutab üsna paljusid või vaata, et kõiki. Et meile tunduvad meie kogemused nii erilised, et kellegi teisega midagi sellist juhtunud ei ole. Aga siis tuleb välja, et kõikidega on juhtunud ühtesid ja samu asju, ainult et need välised asjaolud tõesti on erinevad. Aga ta on kuidagi nii, et kui sa paned selle ausalt kirja, siis see puudutab paljusid, sest samas need ongi asjad, millest ei räägita muidu, aga millest tahetakse kuidagi nagu teada või tahetakse rääkida. Mingil viisil kirjandus ongi selleks, et rääkida asjadest, millest ei räägita.
no seal toodud tsitaadis ma olen seda siis püüdnud sõnadesse panna ja ega ma niimoodi ka väga palju paremini ei oska või noh, ütleme niimoodi, et seda ma olengi läbi terve loomingu püüdnud sõnadesse kuidagi viisi panna sedasama tunnet või noh, see ei ole ka, see ei ole ainult tunne, see on mingisugune äratundmine ja noh, sellest rääkimiseks ei pea üldse rääkima tingimata taevast või avarusest endast, vaid hoopis millestki muust, noh, seal on sellest nagu otsesemalt juttu, aga tõsi on see, et ütleme minu jaoks selline inimliku maailma niisugune virvendus ja suhtlus ja sebimine ja arutamine ja kõik see, mida peetakse võib-olla tähtsaks ja puhutakse suureks ja et see nagu ei ole tähtis ikkagi. Aga mis siis tähtis on, et see on kole keeruline. Samal ajal me elame ju kõik siin inimestena oma väikest elu ja oma väikeste probleemidega ja see kõik on tähtis. Kust süüa saada ja kust raha saada ja mis meie ümber toimub ja mis saab sellest riigist ja ühiskonnast ja see kõik on tähtis, aga samas nagu pole kah, et on ikkagi miski veel tähtsam ja selle veel tähtsama nägemiseks kuidagi peab selle nii-öelda tähtsa kõik ära unustama või täiesti kõrvale jätma. Ja noh, selleks aitab võib-olla see looduse suurus looduses, noh, mida me nimetame looduseks, ütleme siin mere ääres metsas olemine, see vaikus, mis seal on ja noh, mis kõige suurem on siin keset Hiiumaad seal metsades, mida ma olen kogenud, selline füüsiline vaikus ja mingi selline rahumull omamoodi. See on hästi huvitav kogemus seal keset saart nende metsade keskel, et sa kuidagi tõesti oled nende rüppes või süles. Või siis noh, visuaalselt sellele vastab jah, selline see taevas, kus nagu midagi ei ole peale pilvede ja valguse või siis meri. Noh, just nimelt, et seal ei ole midagi, siis see justkui võiks juhtida sind sissepoole või noh, see väline on nagu pilt mingisugusest või suund kuskile sisse ja noh, see väline sisemine inimese jaoks, seda on nagu lihtne öelda, mis see sisemine sees on meil, teadagi, mis seal sees on, liha, veri ja soolikad ja nii edasi, et see ei ole ju see, et see sisemine teises mõttes, see tähendab ju tegelikult ka kogu maailma, mis on siis meie teaduses, et ka kõik see väline kuulub sinna sisemisse. Ma ei tea, kas inimesel siin maailmas üldse on enda kohta või on see ikkagi alati unistus või mingisugune kujutlus. Minu meelest inimene on nagu oma olemuselt korraga on temas, ta on üldse, inimese olemus ongi selline vastuolu, et kõik on temas kuidagi nii ja vastupidi. Ja ka selle kodu ja paiga suhtes on, et ühtepidi inimene on selline paratamatu rändur ja minema kippuja ja nomaad, aga teistpidi on ta suur kodus istuja ja kodu igatseja. Ja noh, see kodu igatsuse teema üldse tulebki alles siis ju üles, kui kodust ära lähed ja rändad. Kui ei rända, siis sa ei saagi teada, mis see kodu üldse on. Ja jällegi, kui sul üldse kodu ei ole ja ainult rändad, siis sa ei tea, mis see rändamine õieti on, siis
et seda on kuidagi võimatu öelda, nagu üldse on võimatu öelda midagi lõplikku oma elu kohta, kui see elu alles kestab. Ja öelda saabki see nii kaua, kui ta kestab, nii et ikkagi lõpuks ei saagi midagi lõplikku öelda. Et see nüüd on, kui on veel mõni minut elada, siis ei tea ju, mis siis on, mis see koht on. Aga teine asi on see, et lihtsalt elul on mingisugune kestvus ja pikkus ja need aastad, mis on ühes paigas möödunud, need sind kuidagi kujundavad, see paik jääb sinusse igal juhul ja need ei saa olla lõpmata palju, neid kohti niisamuti kui neid inimesi, kes sul väga olulised on elu jooksul. Et jah, ja see on kah ikka alati ka natukene vastuoluline eks see kodupaik on ka mingil hetkel ahistav ja jälle see sama ja siis tahaks sealt ära ja siis kui saad ära olla, siis on hea tagasi tulla ja näha, et ongi kõik see sama ja see on nii tore, et ei olegi midagi muutunud. See õnn on ikkagi üks kõhuloss või selline liblikas, keda me taga ajame, et ei teda kätte ei saa ja ei tea, kust ta tuleb, aga ütleme, et see vana tuttav Tammsaare poissi liblikas on täpselt see, et kui sa ta kinni püüad, siis sa samal hetkel seda ka tapad või kui lased käest lahti, siis ta on jälle läinud ja jälle taga, et seal sellist teda ei saa fikseerida, et see õnn on ikkagi mingisuguses niisuguses elamises, liikumises, äraandmises, mis teeb sind ka ja loobumises, mis teeb sind ka õnnetuks igal juhul ükskord mingil viisil. Aga mingit muud õnne polegi, seda õnne, et sa nüüd saad selle õnne kätte ja siis elad seal nagu ühes majas ja elu lõpuni. See ei ole võimalik. Et mingil viisil see õnn on ikkagi ainult hetkeks ja siis sa pead ta lahti laskma või siis ta võetakse sul käest ära ja siis sa alles näed, kui õnnelik sa olid. ja saad siis seda taga nutta, aga ta on ka miski, mis kuna ta ongi nii selline liikuv ja lendlev, siis ta võib sulle iga hetk jälle uuesti ette sattuda ja vastu tulla ja üldiselt kui on mingisugune õnnevalem, siis pigem on see selle õnne unustamine või sa teed mingit asja või ütleme, pühendud hoopis kellelegi teisele ja või aitad kedagi või näed vaeva nagu see vana Mäe Andres ütles, et tee tööd ja näe vaeva. Ja selles on ka oma tõde muidugi. Kuigi nende Vargamäe noorte arvates ei olnud, aga midagi selles on, et see õnn ei ole ka tingimata kerge või teinekord ta on ka raske kanda. Et ma ei tea, kas seda peabki taga ajama, võib-olla ta lihtsalt tuleb.